elas kord üks mees. Nimeks oli tal Steve. Tema igapäevatöö oli kaevandada. Ta käis oma isaga iga päev kaevandamas. Nad olid vabariigis rikkaimatest rikkaimad. Isa arvas, et poeg on valmis alustama elu omaette ning otsustas lahkuda. Kuid kui ta oli juba 1000 blokke kõndinud, avastas ta oma kotis ühe väga salajase raamatu, mille pidi ta Steve'ile jätma. Tal ei olnud ka enam midagi teha, sest ta ei mäleta enam ka koordinaate. Kui Steve üles ärkas, leidis ta end üksikut. Tema isa oli juba üles ärganud, kuid Steve'i ei olnud ta äratanud, nagu ta tavaliselt teeb. Steve läks oma kirstu juurde. Võttis oma kaevandaja varustuse, kuid ta leidis ühe helendava raamatu sealt. Raamatu peale oli trükitud kallis poeg. Ta avas selle raamatu ning oli väga segaduses. Kallis poeg, sa oled kasvanud juba pikaks ja tugevaks. Seetõttu otsustasingi su maha jätta. Jätsin sulle ühe väga salajase raamatu, mis seletab sulle tööpingi käsitlemist. Viimastel lehtedel on ka kirjas raua sulatamisest. Kaitse seda raamatut oma elu hinnaga ning päranda see raamat oma lastele ja lastelastele. Selle raamatu leiad sa pööningu suurest kirstust, mis on nüüd täiesti sinu oma. Ela hästi, mu poeg, sinu isa. Steve oli kurb, samas ka õnnelik, sest ta sai ligi kirstule, millest oli alati unistanud. Ta tormas selle kirstu poole ja leidis sealt valgust kiirgava sinise mööga. Steve'i silmad särasid kui päikesekiired. Ta võttis selle mööga kätte. See möök oli raske, kuid samas ka kena. Steve'ile tuli meelde ka raamat, mida ta pidi kaitsma, kuid seda ei olnud seal. Steve ei teadnud, mida teha. Ta istus ja mõtiskles. Ta jõudis järelduseni, et kui isa homseks hommikuks koju ei tule, siis läheb ta teda otsima.